ja siis muidugi, noh, mis me maakleritena nagu põhiline töö on ikkagi siis selekteerida see õige inimene. Et ja noh, siin on ka see, et kui see maakler paneb oma vahendustasu ja tihti mitmed omanikud panevad samamoodi vahendustasus, sa pead lepingud ette valmistama, kõik see on töö, on ju, muidugi noh, sina omanikuna saad selle järgnevate kuuüüridega kätte, aga võib-olla seal ei ole sellist suurt nagu siis kasumi marginaali sees, näiteks paned väga-väga hea hinnaga, siis see vahendustasu tihti määrab ka selle ära, et kas inimene näeb, et see on ütleme näiteks 12 kuu peale jaotatav kulu, mida ma maksan küll kohe välja, aga see on nii-öelda, ma vaatan seda kui aastaajast või 2 aastast investeeringut või 3 või 5. Et kui ikkagi inimene ei soovi vahendust maksta, siis ta tegelikult ei ole nii kindel selle koha oma elu, oma rütmide, oma soovide osas. Ja sellepärast me alati nagu heas mõttes nagu naeratame sellele, et kui inimene tõesti tunneb, et ta vahendust ei soovi maksta, siis võib-olla ta ei ole see õige klient. Ja seetõttu me selekteerime juba läbi selle ära, et kas see klient on võib-olla teadmatuses enda olekustest ja annab sulle järgmisel varsti jälle teada, et teda ei ole, siis võib-olla tekib auk sinna sisse, mis tõttu sa kaotad jälle raha, näiteks ma ei tea, selle 2 nädalat on auk, sa kaotad sellega siis 900 450 eurot, on ju. Et noh, kas see tasub või ei tasu, pluss on mingi töö ja vaev, on ju. Et meie maakleritena meil see käib nii kiiresti ja kähku, selle üürikorteri nagu pildistamine, müügikuulutuse või üürikuulutused ja siis kõik need näitamised inimestega telefoni teel juba saab selgeks, kas ta on nagu päris see või ei ole. Ja ma arvan, et see mõjub turvalisemalt ka paljudele huvilistele, kes tegelikult saavad läbi vahendaja sellist nagu ausat infot, sest tihti müüja ikkagi proovib näidata endast nagu parimat külge. Meie muidugi tahame ka oma tugevusi näidata selle vara puhul, aga me ikkagi oleme hästi ausad, sest me saame aru, et kui me ei ole ausad, siis see on ka selline kulutuli, mis levib, et kuule, vaata, see maakler räägib mulle kärbseid pähe, aga tegelikult on jumala pask toode. Et nüüd võtsin lepingu ja nüüd olen siin kinni. Et müügi puhul saad veel nagu varjatud puudused ja muud asjad, aga üüri puhul see on ikkagi natuke keerulisem nende nii-öelda öelda, et maakler ütles seda, et tegelikult siin ei ole ju mõned, soovib, et ei tule, maakler ütles, et tuleb, on ju. Et siis on siuke... No need on päris suured käärid, jah. Ja on.